Tere hommikust maailm, tere hommikust kallis turbiin, Marlen Annabel siin. Täna on laupäev, ma ei tea millal sina seda videot vaatad, aga salvestades on laupäev ja ma istun poeparklas, lähen kohe perele süüa ostma. Ma tahtsin rääkida täna hommikul sellisest asjast, et mingi asi, mis mind kummitab peale seda, kui ma tulin tagasi Londoni koolituselt, oli see, et käisin Anthony Robbinsi UPV koolitusel eelmine nädalavahetus. On see, et Anthony üks väga äge asi, mis Anthony jagab, on see, et rakud ei vanane ja rakud ei sure ära niisama nalja. Rakud vananevad ja surevad ära sellepärast, et neil ei ole eluks vajalikke elemente. Ja mis sa arvad, mis on number 1 eluks vajalik element, mis ühel rakul on? Teid on vähemasti 6 siin juba, tere hommikust kõigile, 8. Mis sa arvad, mis on number 1 element, mis on rakul eluks vajalik? Sinu kehas on rakk. Mis on see number 1 element, millest rakk toitub, mida tal on kõige rohkem vaja selleks, et ta saaks elus püsida? Ja kui sa mõtled selle peale, mida rakk vajab, siis mõtle selle peale, mida sina vajad rohkem kui midagi muud. Ilma milleta sa ei saa pikalt elada. Ma küsin veel kord seni, kuni ma tean, et vesi on hea pakkumine, aga vesi ei ole see õige vastus. Mis on number 1 asi, mida su rakk vajab, mis annab talle võimaluse elus olla, mida sina vajad sama palju? Mis on see number 1 asi, mida su rakk vajab, et olla elujõuline? Nope, ei ole armastus. Mis see on? Armastus on hea vastus muidugi. Hommikud on ka hea vastus, tere hommikust kõigile. Hapnik, just. Sina ei saa pikalt olla niimoodi. Proovi kaua sa saad nina kinni hoida. Minut paar vead välja, aga sealt edasi läheb raskeks. Ja mingil hetkel õhk on number 1 asi tegelikult, tänu millele sa saad oma kehast lahkuda. Sinu rakuga on samamoodi. Energia on ka hea vastus. Aga tegelikult on asjad palju lihtsamad. See on õhk, hapnik. Sinu rakud vajavad õhku, hapnikku. Ja selleks, et sa saaksid minna järjekindlalt oma kehaga järgmise ja kõrgema taseme peale, sa pead rohkem hingama. Hingama. Ja siis sellel hetkel, kui me olime seal, siis ma mõtlen, et me olime Londonis koolitusel ja ma mõtlen, et umbes, et oma minevikus aastal 2006, kui ma tegelesin bioenergeetikaga, ma arvasin, et me tegime mingit hullu eriteadust seal, nagu tegeledes bioenergeetikaga, kui ma tegelesin sellega aastase kursusega venelastega koos. Biosensoorse psühholoogia kursus oli. Ja nagu kui ma praegu tagasi mõtlen, siis need elemendid, mis seal sees olid, oli number 1 asi, millega me tegelesime. Seal oli see, et me tegelesime sügavalt hingamisega. Nüüd teine asi, öeldi siin nimekirjas ära, oli see, et vesi, su rakk vajab vett. Ja peale selle vajab su rakk veel seda, et tal oleks piisavalt toitaineid. Ja toitained tulevad taimsetest allikatest. Ei tule lihast, ei tule piimatoodetest, mis on täis antibiootikume ja muid ebaviisakaid ja mitte üldse häid asju, mida tänapäeval loomadesse sisse süstitakse, et nad üldse saaksid farmis elada. Ei tule nagu kuskilt nisust ega nagu gluteenist või mingist jahutoodetest, sul tuleb toitained, tulevad keha jaoks sul taimsest toidust. Ja me võime vaielda selle kõige üle pikemalt, aga laias laastus iga kord, kui ma olen oma rajalt mahale kõrvale astunud, olen hakanud lattesid jooma hommikuti koos piima ja suhkruga, olen hakanud saiakesi sööma rohkem kui lihtsalt vahepeal sünnipäeval käies, siis mu keha ja energiatase tohutult langeb. Seega võtame need 3 asja praegusel hetkel. Võtame hingamine, võtame vesi ja võtame toitumine. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, nagu, kus sina oma elus oled, kui kõrge on sinu energiatase, mis olekus sa eksisteerid. Ja kui sa mõtled nüüd selle peale, millal on olnud mingisugune periood sinu elus, millal sa oled täiega rokkinud. Kirjuta mulle, millal on olnud mingi periood sinu elus, millal sa oled täiega rokkinud. Peale see, by the way, mul on eesti-inglise keel ikka sassis. Mitte peale selle. Kui sa vaatad seda videot praegu otse-eetris, siis kirjuta mulle tere, vaatan otse-eetris. Ja kui sa vaatad seda videot järgi, siis kirjuta mulle tere, vaatan järgi. Ja vasta mulle need küsimused kaasa ikka, sest et nagu see on see, kui sina teed minuga neid harjutusi siin kaasa, sa kirjutad need asjad endale paremini mällu, sest et sa reaalselt trükid neid läbi, sa paned sellesse energiat rohkem sisse. Millal on olnud mingi eluperiood sul, kui sa täiega rokkisid? Mida sa tegid sellel hetkel? Ja mis su elus toimus?
kirjuta mulle, mis on see mingi periood su elus, millal sa oled täiega rokkinud ja sul on siuke tunne olnud, et sul on nagu ülipalju energiat. Las ma pakun välja. Üks nendest variantidest on see, et sa olid armunud. Üks variant selleks on see, et sa tegid trenni palju. Üks variant on see, et sa valmistusid millekski täiega. Ja kui mina mõtlen selle peale, siis minu üks perioode, nagu mul on neid mitu olnud, aga üks nendest perioodidest, kui mul oli ülipalju energiat, oli aasta 2007 kevad, kui ma valmistusin selleks, et minna USA-sse raamatuid müüma. Ja siis sellel hetkel nagu ma jooksin 3 korda nädalas õhtuti. Ma käisin 5 korda nädalas hommikuti joogas kell 7 hommikul. Ja vahepeal mõnel hommikul ma käisin jooga järel veel ujumas ka. Mis te arvate, kui palju energiat mul sellel hetkel oli? See oli nagu lihtsalt nagu paa! Ja ma tean, et inimesed vaatavad mind tihtipeale selle pilguga, et Marlen, sul on nii palju energiat, sul on nii palju energiat. Aitäh, võtan komplimendi sajaga vastu. Ma olen kogu aeg pidanud seda natukene nagu mingiks privileegiks või mingist natukene imelikuks asjaks, et miks mul nii palju energiat on. Aga tuleb välja, et ma lihtsalt genereerin endale seda energiat läbi selle, et ma liigun rohkem. Ma kasutan oma keha, kui ma väljendan ennast. Ja tänu sellele, et ma räägin nii kiiresti, ma pean palju rohkem hingama. Sest muidu mul saab õhk otsa. Seega, kui sa mõtled nüüd tagasi selle peale, kui palju sul on praegusel hetkel energiat, kui sa mõtled selle peale, kui palju sul on praegu elus energiat, ja kui sa mõtled selle peale, kui palju sul oli energiat siis, kui sul oli mingi periood elus, kui sul oli täiega palju energiat, need 2 erinevad. Praegune hetk, kui palju sul energiat on, ja see hetk, kui sul oli kunagi täiega palju energiat, siis mis on nende 2 erinevus? Ja mis on need füüsilised tegevused, mida sa saad sellel nädalavahetusel katsetada järgmine 2 päeva? Millega sa saad testida ja vaadata, et kui ma lisan natuke rohkem hingamist, kui ma lisan natuke rohkem vett, kui ma võtan natukene rohkem juurde puuvilja, juurvilja ja vähemaks igasugust töödeldud ja mitte nii head toitu ja nagu liigutan ennast teadlikult rohkem, et oma rakke toita. Missuguse seisundi ma suudan endale luua? Nüüd, kui sa ei taha testida ainult 2 päeva, mis siis, kui sa teeksid seda nädala? Ja mis siis, kui sa teeksid seda vähemasti mitte ainult nädala, vaid sa teeksid seda näiteks 10 päeva järjest? Mis sa arvad, mis see sinuga selleks hetkeks teeks? Mina pean sulle tunnistama, et mina pole pooltki praegusel hetkel selles vormis, kus ma olla võiks. Ja ma ei räägi füüsiliselt lihtsalt sellest, mis taseme peal on minu võhm joosta pikka maad või mis taseme peal on minu lihaste konditsioon, nagu et jõudu mingit arendada kuskil ja mingeid, ma ei tea, hantleid tirida. See pole see, vaid ma räägin sellest energeetika tasemest ja see energeetika tase on all just sellepärast, et ma olen talves olnud väga stabiilne võrreldes sellega, mis tegelikult mu keha jaoks võimalik on. Ja ma olen olnud pigem paigal ja pigem mitte nii väga liikuv. Ja ma olen pigem olnud mugavuses ja ma olen pigem olnud nagu istunud oma fliisis ja teki sees ja kuulanud ja õppinud ja nunnutanud oma 2-aastase tüdrukuga ja ma ei ole ennast liigutanud sellisel kujul. Aga kevad on käes. Ja mis oleks veel parem aeg, kui mitte kevad, kui ennast lahti liigutada, lahti sulada, täiega hingama hakata, lisada oma päevadesse rohkem vett, elimineerida kohvi ja tee, elimineerida piimatooted, elimineerida suhkur ja täiega nagu tegutsema hakata selles osas, et toita oma rakke. Sest et sinu rakud on nagu väike universum sinu kehas, neid on nagu, ma ei tea, mis number, miljoneid, triljoneid ja nagu nad surevad ära, kui sina ei anna neile seda kõike 3, mida sa isegi nagu kõige rohkem vajad. Ehk siis hapnik, hingamine, vesi ja head toitained. Ja peale sellele, kui sa paned sinna juurde nagu liikumise ja selle, et sa täiega tähistad seda, et sa eksisteerid ja oled olemas, siis sul ongi tegelikult see valem käes. See materjal, mida ma suga praegu jagan, ei ole minu originaal. See on pärit Anthony Robbinsist UPV-lt. Kui keegi on seal käinud, te teate, et ma räägin sellest materjalist. Kui keegi sinna on minemas, siis on maailma elu hea koolitus, on täiega hea. Täiega soovitan sinna minna. Aga seni, kuni me ei saa minna UPV-le, siis ma jagan sinuga neid killukesi siin. Seega, mida nendest 3 võiksid sina oma ellu juurde võtta, mis tõstaks energiataset ülesse? Kas sa võiksid rohkem hingata? Kas sa võiksid rohkem vett juua? Ja kas sa võiksid rohkem süüa taimset toitu? Anna mulle endast märku siinsamas alles, et ma täiega tahan teada, mis on need tasemed, nagu kus sina omadega oled. Ütled mulle näiteks, Marlen, hingamisharjutused on minu elu loomulik osa, aga ja, sul on õigus, ma peaksin suhkrust loobuma. Ja ma valin seda nüüd teha. Või sa ütled mulle näiteks, et ma ei ole isegi mitte selle peale tulnud, et hingata rohkem.
kõik need tunduvad väikesed ja tühised asjad, aga ausalt ma ütlen sulle, kui ma läbi aastate olen olnud see imelik naine, kellel on nii palju energiat ja kõik vaatavad mind natuke imelikult, et mis sul viga on, kuidas sul nii palju energiat on, siis tegelikult see taandub lihtsatele asjadele. Liikumine, hingamine ja taimse toidu söömine koos palju rohke veega. Ja peale seda loomulikult head mõtted, mis tekitavad hea enesetunde, mis tekitab selle, et ma tunnen ennast igapäevaselt positiivselt ja rõõmsana. Kõike peaks. Endal ei ole mõtet pähe anda selle eest, kui mõned nendest liigutustest tunduvad sulle praegu liiga keerulised. Valisid välja midagi, mida sa saad teha, millega sa saad ennast viia järgmise taseme peale ja testi 2 päeva. Ja testi täiega ja anna mulle siia video alla teada, mis on see, mida sa kavatsed tänu sellele videole natuke rohkem teha täna, homme ja võib-olla järgmised 10 päeva. Kas sa kavatsed natuke rohkem hingata? Kas sa kavatsed natuke rohkem vett juua? Kas sa kavatsed natuke rohkem liikuda? Või on sul vaja vaadata üle see, et oma mõtted oleksid korras ja su tunded oleksid korras, et sa tunneksid ennast positiivselt ja hästi, et sa saaksid täiega tähistada seda, et sa elus oled. Need pisikesed asjad on need, mis tõstavad su energiataseme ülesse. Järjekindlalt neid tehes sa genereerid rohkem energiat, kui sul praegusel hetkel käsutada on. Ja mida rohkem energiat sul on, seda rohkem jõuad sa manifesteerida ja korda saata oma elus. Sellepärast, et nagu ma ei ole näinud veel kedagi, kes genereeriks ägedaid asju, aga samal ajal viriseks, et tal ei ole energiat. Kas sina oled käinud kedagi sellist, kes genereerib endale ägedaid asju, ägedaid kogemusi, paneb asjad juhtuma ja samal ajal on nagu, et mul ei ole energiat. Ei. Kui sa rokid, siis sul on energiat. Vähem saia ja šokolaadi. Väga hea, absoluutselt suurepärane. Ja kui sellest trikk on see, et nagu, et kui me oleme nende asjadega rajalt maas, siis esimese hooga tundub, et nagu, et kui ma söön selle saiakese või ma söön selle šokolaadi, siis ma saan rohkem energiat. Aga tegelikult pikas perspektiivis see tegelikult röövib sult rohkem, kui ta sulle annab. Kallistan sind, armastan sind, kirjuta mulle siia alla, mis on see asi, mida sina valid oma ellu tänu sellele video nägemisele praegusel hetkel rohkem teha. Või siis kirjuta mulle, Marle, mul on see kõik paigas ja ma ei tee midagi rohkem. Mul on energia läbi lae taseme, mul ei ole siin midagi ja vaja lisada ja see on ka okei. Aga lihtsalt, et kui te kirjutate neid asju välja, siis esiteks see annab sulle endale rohkem nagu seda, et kuule, ma lubasin, ma teen selle ära. Ja teiseks on see, et mina õpin sind rohkem tundma. Ja kolmandaks, sa motiveerid teisi turbiinikaid ka, et nemad ka ennast liigutama hakkaks. Ja nad tulevad ja vaatavad, et mis siin video all toimub, ma tahan ka teada. Siis, mis puutub liha ja rohelise tasakaalu, siis Anthony ütles selle kohta niimoodi, et ma ei ütle sulle, et sa pead hakkama veganiks, aga ma ütlen sulle, et jaga oma toit niimoodi, et 70% on veerohke ja 30% on kuivtoit. Ehk siis nagu, kui sa sööd liha, siis ainult 30% sellest oma 100% palun panna selle alla. Või kui sul on seal sees mingid teraviljad ja nii edasi. Et üks noormees tunnistas ausalt meile üles seal, et tead, et midagi ei ole teha, aga minu toidulaual on igal toidukorral liha. Ja ta ütles, et ma ei tea, see on lihtsalt alati nii olnud, ma pole lihtsalt kunagi selle peale mõelnud. Aga jaa, see tegelikult muudab su elu paremaks nagu väga kiiresti. Ja ma võin sulle ausalt tunnistada, et ma ise võõrutasin ennast kohvist alles kuskil 2 kuud tagasi ära. Ja ma tegelikult ei ole kunagi olnud suur kohvijoodik, aga see hakkas tekkima kuidagi niimoodi, et oli 1 tass lattet päevas. See tundus nagu tore, kui ma läksin sõbrannaga kohvikusse, ma võtsin oma latte ja mulle meeldis seda piimavahtu sealt pealt süüa. Ja see suhkur oli nii mõnus, krõmps. Aga siis järgmine, et ma sain aru, et nagu sellest nagu vahepeal mõni päev nädalas lattest oli saanud igapäevane latte. Igapäevasest lattest sai üks hetk selle, et ma tundsin, et ma tahan õhtupoole ka seda lattet. Järgmisel hetkel ma sain aru, et ma ei maga enam nii hästi, kui ma varem magasin. Ja siis ma sain aru, et mul on sõltuvus. Ja sellest sõltuvusest tegelikult tagurpidi välja tulemine võttis mul mitu nädalat ja ma kukkusin korduvalt uuesti rajalt maha. Kui sa tahad ära jätta midagi, siis asenda. Selle asemel, et öelda endale, et ma võtan vähem kohvi, mõtle, mida sa selle asemel jood. Ja üks asju, mida ma täiega soovitan sulle, kui sa tahad nagu lükata selle video peale nagu täiega endast järgmise taseme peale, siis midagi, mida järgmise trikina kasutada on see, et lisa rohelised smuutid enda päevamenüüsse. Ja roheline smuuti tähendab seda, et sa lähed paned sinna avokaadot, sa lähed paned sinna sellerit, sa lähed paned sinna käharleht kapsas on siuke äge asi nagu kale on inglise keeles, spinat ja siis kurk näiteks veel sobib väga hästi ja kui vaja, siis võid magusamaks teha ka mõne õuna või banaaniga. Ja siis sellel hetkel nagu asenda see kohvi selle rohelise smuutiga ja sa saad aru, kui palju see loeb sinu rakke ja sinu keha ja sinu energiat versus nagu
ja see tegelikult nagu, see on teadlik valik ja ma tean, et suhkrust loobumine on keeruline, aga nagu ausalt ma ütlen sulle nagu praegusel hetkel, kui ma olen ilma selleta olnud, nagu vähemasti ma ütleks, et mul on nagu 2 kuud tagasi alustasime sellest loobumise protsessis. Kuskil 6 aega on olnud suht puhas ja ma väga vähe patustan praeguseks hetkeks nagu mingites eriolukordades nagu ainult. Aga nagu ma ei saa võrrelda nagu seda, kui selge on minu pea ja kui hea on mul olla. Ja ma jätkuvalt soovitan sul, palun ära mõtle kohvist loobumise peale või suhkrust loobumise peale. Mõtle selle peale, millega sa selle asendad. Ehk siis nagu, kui sa ei võta seda kohvi ja sa lähed sõbrannaga kohvikusse, mida sa valid? Mina valin, kui mul ei ole valikuid, siis ma võtan kohvi asemel tee. Kui mul on valik, siis ma võtan kohvi asemel värskelt pressitud apelsinimahla, värskelt pressitud kreebimahla või kui mul on mingi parem versioon, siis ma võtan mingi smuuti, aga kindlasti, mis on ilma piimatoodeteta. Et nagu asenda see millegiga, ära jäta lihtsalt ära, vaid asenda. Ja nagu suhkrust loobumise suhtes täpselt samamoodi, et nagu, et asenda see millegi muuga, nagu, et mida sa siis sel juhul nagu selle asemel endale lubad, kui nagu lihtsalt lisa neid häid asju täiega sinna sisse juurde. Ja siis hakka märkama seda nagu, kui palju tegelikult see sõltuvus, mis iganes see sinu jaoks on, dikteerib seda mismoodi sa igapäevaselt käitud ja mida sa teed ja nagu, mis mind veel tõukas tagant oli see, et kui mul oli see projekt, et ma tahtsin kohvist loobuda, siis ma nägin sellist saadet, kus BBC peal on vahest ja ma olin hotellis ja mul oli telekas, mul muidu kodus veel ikka ei ole, ma ei tea, võib-olla varsti tuleb, aga veel ei ole ja 10 aastat ei ole olnud. Aga ma nägin BBC peal sellist saadet, nagu, kus nad käisid ja uurisid, et kui palju siis kohvi meile reaalselt energiat annab. Ja tuli välja selline asi, et need, kes tarbivad kohvi, nagu neil energiatase kukub miinustesse ja siis, kui nad kohvi on ära joonud ja neil on siuke tunne, et nad saavad täiega hea laksu, siis nad tegelikult tõusevad normaaltasemele sinna, kus need, kes kohvi ei joo, on nii kui nii. Seega sorry, kui sa jood kohvi ja mina ei joo kohvi, siis ma võidan juba energiatasemelt lihtsalt sellepärast, et mina ei lähe üldse niimoodi miinustesse nagu sina. Ja mina panen omale selle normaaltaseme peale rohelise smuuti ja minu energiatase läheb plussi, aga sina jood oma kohvi ära, sa saad alles 0. Keelatud informatsioon. Ei ole vaja olla laupäeva hommikul nii ebaviisakas, Marlen, sa alustasid nii viisakalt ja ilusti. Armastan sind, kallistan sind, kirjuta mulle, mida sa valid tänu sellele rohkem teha, mida sa valid asendada ja muuta ja siis, kui sa sellega mõnda aega tegutsenud oled, alati võid tulla tagasi siia ja kirjutada, hei Marlen, ma testisin ja tead, mis tulemused on. See teadus, et töötab. Varsti näeme, tšau!